Mul juhtus täna nii haige asi jõusaalis. Esiteks tere hommikust. Kell on 9 läbi 5 minutit ja mul on autos kaasas oma ülepuder, sest et ma lähen kohe siit otse bussijaama ja siis ma tulen siia gymmi tagasi, sest täna me hakkame filmima 3. trimestri rasedate kava. Ja ma olen seda ise ka nii kaua oodanud, sest ilmselgelt mul on 3. rasedustrimester, et ma praegu teen 2. trimestri kava, lihtsalt jälgin oma keha ja raskusi ja siiani ei ole midagi ebamugavust tekitanud õnneks, aga ma tahaks ikkagi 3. kava juurde edasi liikuda, et siis paari nädala jooksul ma saan seda teha. Nii et ma võtangi meie treeneri Kadri bussijaamast peale, siis tuleme siia, filmime jõusaali osa, väike lõuna, lähme minu juurde, filmime kodukavad sisse ja siis õhtul läheb bussiga tagasi Pärnu. Aga mis mul juhtus, mis oli lahe, ma nägin The Aesthetic Projectist. Kui te teate, kunagi oli siuke YouTube'i kanal Eestis ja see oli 2 sõpra, Mikki ja Mikko ja ma vaatasin neid religioosselt. Nad minu arust tegid paar aastat äkki, võib-olla natuke kauem, aga niimoodi regulaarselt, kui mina jõudsin vaadata, lõpus oli vist äkki mingi 2 aastat ja mulle täiega meeldis nende kanal, nad tegid jõusaali sisu, toidu sisu, aga samas ka lihtsalt vlog'e ja nad olid nii huvitavad ja see YouTube era, kui nad tegid, oli kuidagi teistmoodi, ehk siis minu jaoks nad on mega kuulsad ja kunagi ma mäletan, ma nägin Mikku, ongi Mikk ja Mikko ja Mikk on ka fotograaf ja ma nägin Mikku Luminescence photoshoot'il, siis ma olin täiesti mingi oh my god, ta on nii kuulus minu jaoks, ma olen mega fänn, mulle nii meeldis nende sisu ja nüüd täna ma nägin esimest korda Mikot. Minu arust oli tema, ma loodan, et ma ei ajanud teda kellegi sassi, aga suht lähedalt ikkagi nägin, ehk siis mulle tundus, et see on tema. Ja sellest, kui nad tegid YouTube'i, minu arust mina nendega ühel ajal ei teinudki, nii et sellest peab olema juba mingi võib-olla 10 aastat möödas. Ja ikka see tekitab mul tunnet, nagu ma oleks näinud kedagi mingit mega kuulsat. Ja kindlasti minu jaoks nemad ja Ats Loot oli ka ainult trenni teemaline sisu. Nad olid siuksed Eesti poole pealt kindlasti. Ühed nii-öelda nagu eelkäijad, kes tegid trenni sisu. Tegid seda niimoodi, et see oli populaarne, inimesed vaatasid. Ja siis mina tulin tegelikult üldse mingisuguse teise lainega, nii et jah, äge mõelda, aga üli tore oli. Ma polnud nii ammu gymmis käinud ka, ma lihtsalt mõtlesingi, et kuna see on juba linnas ja ma pean bussijaama nagunii minema Kadrile järgi, et siis tundub mõistlik. Ja täna meil tuleb esimest korda projektijuht Maarja ka kaasa filmimispäevale, sest et siis kui mina jään beebiga koju, siis Maarja võtabki need filmimispäevade koordineerimised ja kõik siuksed asjad üle, ehk siis ta täna nii-öelda tuleb töövarjuks, vaatab, kuidas asjad käivad ja siis esmaspäeval meil on ka tavalise jõusaali kava filmimine uus, ehk siis ta näeb erinevaid filmimispäevi, neid kodutrenne me filmime ka sisse nagu natukene erinevalt, sest rasedate kavas sa räägid, on ju, mikrofoni Kadri räägib terve aeg treenijaga ja jõukavas on pigem lihtsalt muusika ja taime, et see on ka nagu huvitav ilmselt näha behind the scenes tal, kuidas me neid asju sisse filmime ja ma sööngi oma üleõpudru ära, see on mu hommikusöök siis siin kell 9 ja siis jah, saame juba oma tööpäevaga alustada. Aga nii, ja siis kummilindiga ülalt lõpetasime just filmimispäeva, alustasime kell 10 ja nüüd kell on kohe 4, nii et siuke 6-tunnine päev on tavaliselt alati lihtsalt, sest partner läheb jõusaalis ja siis veel kodus ka. Nii ilus ilm on täna, päiksepaista ja talve võluma. Igatahes mu nädalavahetuse plaan pidi olema see, et ma lähen sõbranna juurde 8-9. Meil siin raamatusõbrannadega pidi olema siuke nädalavahetus, aga see sõbranna, kelle juurde me pidime minema, jäi täpselt haigeks. Tal oli täna palavik ja keegi vist ei taha riskida haigeks jäämisega, siis mõtlesime korra, et canceldame, aga kuna 2 meist tulevad Tartust ka, siis oleks bussipiletit läinud raisku. Siis ma mõtlesin, et okei, ma nagunii planeerisin siit ära minna, siis Sass läks ka ema juurde, et siis pakkusin, et äkki, kes tahavad, saavad siia tulla ja siis nüüd 2 sõbrannat tulevadki Tartust siia ööseks, et ma teen neile selle raamatutoa voodi lahti ja panen uued linad ja rätikud valmis ja nii edasi. Ja siis üks sõbranna tuleb veel Tallinnast vist täna lihtsalt külla, aga tal on väike laps, nii et ta ööseks vist ei saa jääda. Ja homme vaatame, kuidas kõigil enesetunded on, et kas saab veel keegi liituda meie 6. grupist või siis lähme lihtsalt kuhugi kohvikusse sama kokku. Igal juhul pidi olema siukene nagu rohkem kodune 2 ööd, kõik koos nädalavahetus, aga nüüd on natuke väiksem seltskond ja igaüks liitub siis, kui saab, aga me tavaliselt jah, lihtsalt võtame rahulikult, loeme, mis mul on ülihea meel, sest et täna see trenn pluss siis see pikk päev otsa. Ma ärkasin kell 6, läksin kohe trenni, trennist otse bussijaama, jõusaali tagasi, jõusaalist siia koju, mingi 3-4 tundi istumist ja trennide sisse filmimist. Ja siis viisin meie rasedate treeneri tagasi bussijaama ja kui ma bussijaamast tagasi sõitsin, ma tundsin nagu siukest väsimust, sest see oli tõesti go alates kella 6 hommikul kuni 5 õhtul. Ehk siis ma pean natuke tõmbama tempot tagasi. Mul on veel esmaspäeval ka filmimispäev, nagu ma ütlesin. Ehk siis see oleks sisuliselt sama graafik suht, aga ma ei saa ilmselt nii intensiivselt
ja järjest kõike teha. Nii et ilmselt siuke chill nädalavahetus, aga vaatame, mis saab. Mingi tunni aja pärast nad kõik jõuavad. Ma tellisin armuudut neile. Ma ise sõin juba õhtusöögi ära, et ma ei taha midagi nii suurt õhtul enam süüa, aga ilmselt näksime midagi ja esimene õhtu tavaliselt me alati lihtsalt catch-upime, lobiseme, ei loe nii palju ja ilmselt homme natuke saame lugeda ka. Hommikust tüdrukud alles magavad, Karmen ja Susanna. Ja siis ma üritan siin vaikselt meile mingit hommikusööki alustada ja siis kui nad ärkavad, siis vaatame, mis päev meile toob. Good morning! Sa loed juba või? Loed juba või? Näita oma book of choice. Ma olen väga haritud sõbrannad. Sõbrannad läksid lõpuks ära, kell on mingi 11, siis peaks varsti koju tulema. Ma tegelikult planeerisin terve nädalavahetus vlogida. Ma mõtlesin, et ma vlogin eile, et põhipäev meil oligi eile. Ainult 2 sõbrannat oli minu juures öösel ja siis 3. sõbranna vahepeal joinis meiega, sest tal on väike laps. Käisime korra kasiinot vaatamas, siis käisime Rahvaraamatus ja tegime brunchi ja sükene nagu rahulik päev, midagi crazy't. Õhtul lihtsalt lugesime oma raamatuid ja olime kodus. Aga miks ma otsustasin selle ühe puhkepäeva võtta vähemalt vlogimisest oli sellepärast, et mul reede õhtul esimest korda see mingi Braxton Hicks tuhu või mis iganes see on. Põhimõtteliselt, kui te ei tea, siis ma polnud ka kuulnud, aga lihtsalt mul on siukene äpp, mille nimi on Pregnancy ja ta on siukse ikooniga. Siin ma siis iga rasedusnädal alguses, minu rasedusnädal siis algab neljapäeviti, ehk siis neljapäeval algas 32. nädal ja alates juba raseduse algusest ma olen suht vaadanud, et okei, mis siin nädala mingi sümptomid võivad olla või milline laps on, siin on näha baby ja maam, siis siin on erinevad sümptomid. Ja juba ammusest ajast ainuke asi, mis mul on matchinud nende negatiivsete sümptomitega oligi siiveldus ja juba siis kui tuli mingi 14. nädal või mis iganes, et nüüd peaks siiveldus kaduma, ma kuidagi tundsin ennast nii skeptilisena, et ma raudselt kardan, et mul ei kao ära, sest see tundus, et see oli nii kaua ja lihtsalt nii jõudne oli see esimene trimester ja siis ikkagi juba sellel nädalal mul kadus ära, kui pidi, et mul enamjaolt alati matchib kõik selle äpiga. Aga muid negatiivseid sümptomeid ma ei ole väga tundnud, et ongi mingisugused kõrvetised, alaseljavalud on paljudel juba ammu, sul lähevad jalad paista tihtipeale, magamatus. Aga ma kõik need 30 nädalat, mis ma olen lugenud seda äppi, ikkagi võtan nii-öelda teadmiseks, et okei, see võib tulla see nädal. Lihtsalt siiani tänkaad, mul on läinud nii hästi, et mul ei ole olnud mingeid negatiivseid sümptomeid. Ja nüüd reede õhtul, mul oli hästi sükene intensiivne päev, on ju. Siis tundsin lihtsalt mingit mega valuala kõhus ja ta oli sükene nagu, mitte süke, et mingi torkav valu, et ma kohe ehmatas, aga ta kuidagi nagu ajas süvenes, et see kulges nagu valusaks. Ja siis seal diivanil olles ma mõtlesin mingi, mis toimub, et ma ise nagu oma peas kohe loogiliselt mõtlesin, et okei, ma pingutasin täna üle, et see oli liiga intensiivne päev, ma ei saa nii, ma pean ikkagi võtma puhkehetki. Sükestel pikkadel päevadel ma siis ei lähe trenni ja siis mul tuli meelde turgatas, et issand, ma lugesin ju äpist just eile selle kohta, sest neljapäeval algas mu 32. nädal ja siis ma jälle lugesin, et võivad hakata sellest nädalast, ma loen teile Google'ist, ebatuhud ehk Braxton Hicksi kokkutõmbed võivad esineda terve raseduse jooksul, mis oli minu jaoks üllatav, sest ma kohe kirjutasin Tuulile ka, et oh my god, kas sul olid ka need. Vist ütles, et tal olid ka lõpus, aga et tal ühel sõbrannal on juba 20. nädalast. Just kui mingi 4+ kuud sa tunned vahelduva eduga neid valusid. Mul on ainult mingi 1,5 kuud jäänud, on ju, nii et mul on isegi hästi. Aga emakas läheb käe all kõvaks, sa tajud pinget alakõhus ja seljas. Need valud on üldjuhul ebaregulaarsed ja lühiajalised, mööduvad tavaliselt mõne tunniga. Mul oligi mingi tund, ma arvan. Aga mõelge, et nüüd teil on mingi tööpäev, okei, mul isegi
on niimoodi kuidagi hästi läinud, et praegune töö, ma saan seda teha kodus või kuskil stuudios või ma ei ole kuskil kontoris miitingul, aga varasemalt ma oleks olnud ja siis mul oleks tulnud siuke valu, et ma pean pikali viskama. Igal juhul see ehmatas mind nii ära ja kuigi ma nägin äpis, et see on loogiline ja loomulik, siis ma sain ka aru ja andsin endale aru, et tegelikult mul oli liiga intensiivne päev. Ma ei tahtnud kohe järgmine hommik hakata otsast mingi täiega ajutöö mõtlema, mida ma vlogin, kuidas ma vlogin. Samal ajal ma tahan ju, et sõbrannadel on minuga tore neid hostida, viia neid Tallinnas kohtadesse, ehk siis ma mõtlesingi, et ma võtan selle ühe päeva vabaks, kuigi mulle alati meeldib just neid toredaid päevi vlogida, sest et need on head mälestused, aga lihtsalt eile jah, ma selle kõhuvalu pärast ei julgenud. Õnneks siiani nüüd 2 päeva hiljem pole ma rohkem neid ebatuhusid tundnud, eks need nüüd hakkavad vaikselt ja nüüd ma olen siis targem ja tean, mis need on. Nüüd ma olen ka targem ja tean, et ma ikka täiesti mingi go päevasid enam endale ei planeeri siia raseduse lõppu. Väga scary oli see korraks. Väga huvitav kogemus on ikka rasedus. Aga headest uudistest. Eile mul oli väga hea olla ja ma lõpetasin oma jaanuarikuu 3. raamatu ja see oli 5 tärni, nii et ma tahtsin sellest teile lihtsalt kiirelt rääkida. Ma seda Mel Robbinsi Let-Them'i kohe loen edasi, ma olen peaaegu lõpus, nii et ma lõpetan selle täna siis veebruari 1. raamatuna, aga Wild Dark Shore on selle raamatu nimi. Seda ma olen mingi 500 korda maininud, et mu lugemissisu on tunduvalt kahanenud, aga ma tunnen nüüd selle jaanuariga vähemalt, et võib-olla natuke tuleb juba tagasi. Ja see raamat mulle meeldis, sest siin oli ainult 300 lehekülge, ehk siis ta on pigem lühike, ei olnud mingi 400, 500 vahepeal. Ja ta oli lihtsalt nii huvitava omamoodi žüseega. Vahepeal on see, kui sa väga palju loed raamatuid, siis lihtsalt raamatud hakkavad kuidagi korduma ja sarnased mõtted, aga see oli väga omamoodi. Pluss siis see hea kirjutusstiil sinna juurde. See räägib siis ühest perest, isa ja 3 last, kes elavad kuskil Antarktika ja Uus-Meremaa vahel mingisugusel saarel. Ja nad elavad seal, sest seal tehti looduskatseid ja seal hoiustatakse mingisuguseid seemneid, taime ja seemneid, mida siis seal hoiustatakse ja säilitatakse, sest maailm ja kliima on kõik väga halvas kohas. Paljud liigid surevad välja, et siis seal on mingid miljonid seemned, mis on justkui nagu varus ja et kui inimkonnal on kunagi vaja uuesti istutada asju toiduks, siis need on need seemned. Ja see pereisa siis töötab seal selle valvurina. Ja ühel päeval kohe raamatu alguses uhub siis sinna nende rannale mingisugune naine, kes on põhimõtteliselt teadusetu uppumise äärel, ta on mingisuguse puidust vraki peal vist kuidagi uhub sinna ja siis teismeline tütar märkab ja toob ta veest ära ja siis nad turgutavad ta ellu ja see on väga veider, et kuidas üldse siia sattusid, siia kuhugi lõunapooluse juurde ja mis ta seal teeb ja mis see pere seal teeb. Ja mis selle teeb huvitavaks on see, et ta on justkui natuke müsteerium, sest sellel perel on mingid saladused, mida nad varjavad, sellel naisel on oma saladused, mida ta varjab, et miks ta seal saarel on ja see kõik mängib nii lahedalt ja põnevalt lahti. Ainult 300 lehte, peatükid on ülilühikesed, üliilus ja kaasahaarav kirjutusstiil ja lihtsalt ma olen nii happy, 5 tärni. Minu kohta, kes ma arvasin, et mu lugemishuvi ei tule kunagi tagasi. 3 raamatut on super tulemusi, aga ma väga rohkem ei tahakski, et see oli täpselt siuke, et ma suutsin seda teha, see oli nauditav ja mul oli ka väga palju päevi, kus ma ei lugenud üldse, mis on väga okei ju. Ja nüüd, kui mu sõbrannad on juba läinud, Sass tuleb mingi 2 tunni pärast alles, on 1. veebruar, ma mõtlesingi, et jätkame siis selle eneseabiraamatuga. Nii et ma istun rahulikult siin diivanil, loen mingi tunnikese vähemalt ja mis teeb selle eriti mõnusaks on see, mis ilma nõues, see on lihtsalt maagiline. Eneseabiraamatute fänn minust ikkagi ei saa ilmselt, või vähemalt mitte praegu, et ongi siuke ilmselt, kui on mingi teema, mis sind kõnetab, siis ma arvan on okei, et mul oli seal mingi siuke 3 pikemat peatükki, mis mulle meeldisid väga ja kõnetasid mind. Aga vähemalt sain läbi ja selles mõttes kindlasti kohutav ei olnud või mingi ajaraisk, et kui teile meeldivad eneseabiraamatud, siis miks mitte proovida seda Mel Robbinsi Let-Them. Ja nüüd me oleme Sassiga korra Tallinna, viime ühe hälli ära, mis mul autos on. See oli mõeldud siis Marketplace'ist, tahtsin osta meile voodi kõrvale ühte pisemat hälli lapsele, aga see on siuke nutihäll ja see on muidu hästi kallis, et siis ma mõtlesin, ma proovin Marketplace'ist leida ja üks oli nagu poole hinnaga Marketplace'is ja need müüjad siis tõid selle meile koju, aga see oli karbis, et ma ütlesingi, et ma enne nagu raha ei kanna, kui ma proovin. Ja põhimõtteliselt, mis pidi olema nagu uueväärne, vähe kasutatud poole hinnaga, oli mingi suht nagu kopituslõhn oli sellel küljes ja mingid plekid ja asjad. Ehk siis me Sassiga otsustasime, et ei, me ei osta seda ja
lihtsalt kas otsin edasi või lihtsalt ei saa seda ja ostan mingi muu, mis ei ole nutihell, sest et see oleks liiga kallis isegi poole hinnaga, et mingi plekilist osta. Nii et see ülimassiv karp, mida me proovisime praegu mul autos, me viime selle tagasi. Õnneks ma raha veel ei kandnud ära, nii et saame tagastada. Ja siis lähme teeme oma lemmikuskoha selle nädal shoppingu Prisma, kus me oleme mingi, ma ei tea, vist 3 nädalat järjest juba käinud. Kuidagi meeldib vahelduseks. Ülikaua lihtsalt tellisime toidukullerit, aga millegipärast oleme nüüd, ma ei tea, nädalaid ja nädalaid ikkagi ise kohal käinud ja vahelduseks on see ka tore. Paar sükest kiiremat ringi jooksmist ja siis saame tagasi koju tulla. Poodides käidud, asjad tehtud ja me teeme täna õhtusöögiks kala. Üks asi, mis mind kala tegemise juures häirib, on see, et kogu maja on pärast seda mingit kalapraadimislõhna täis. Kui ma ahjus tavaliselt teen mingi pool tundi 180 kraadi, nii et ma mõtlesin, ma proovin seekord teha, kuna meil on natuke väiksem kalatükk. Ta peaks nagu mahtuma, siis ma proovin teda teha õhkfritist seekord. Ja mul on veel mingisugune silikoonist õhkfritüüri alus, ehk siis ma pressin ta siia sisse ja vaatame, mis siit välja tuleb. Kuigi ma eeldan, et ka õhkfritist jääb see sama või vähemalt sarnane mingi kalakas koju veits. Aga katsetame, vähemalt õhkfritüüriga on see, et ta ei ta nii kaua soojenema nagu ohi. Igal juhul kala on ju väga tervislik ja hea ja aeg-ajalt on teda tore süüa. Eelmine nädal me sõime ka ja täna oli jälle rinis soodukas, nii et mõtlesime, et why not siis uuesti võtta. Sest mingit hakkliha ja seda me sööme nagunii nii palju, et siis midagi teistsugust ka vahepeal. Aga ta mahub suht idekalt mul siia selle silikoon aluse peale. Natukene timmin seda. Ja kuna ta on väiksem tükk, siis ma arvan, et ma isegi jagan ta 3. Sest mul on endal veel eelmisest nädalast mingi hakkliha kasta. Siis ma ise söön käinud täna ja täna siis sossile ka ja homme lõunaks sossile ja siis ma ise söön homme lõunaks midagi muud. Ja ma panengi lihtsalt soola ja sidronipipart siia maitsvõks. Kui mul oleks, siis ma paneks mingit sidruniviila, aga ma unustasin osta, nii et ega vahet ei ole. Ja tõstame ta nüüd siia sisse. Don't know, aga süke ta välja näeb. Ja paneme ta küpsema. Ja sinna kõrvale ma mõtlesin teha lihtsalt kartulipüreed. Ma hakin ühe sibula väikesteks tükkideks ja praen selle krõbedaks, et hiljem kartulipüree sisse segada. Ja siis koorin lihtsalt mingi possu kartuleid, panen need keema, tambin need katki ja lisan sinna kreemisusanduseks natuke maitsestamata mandlipiima. Ma ise mingit võid ei lisa. Minu jaoks nagu kui piima lisada, siis see annab piisavalt kreemisust ja see on ülimaitsev. Soola muidugi ja hiljem need sibulad. Mulle ka meeldib, sibul annab head maitset. Ja kuna ma juba ka ootama, et see ahi nagu soojaneks, et õhkfritis juba kala küpseb, siis ongi poole tunni pärast on kõik kindlasti valmis. Nii et jah, paneme kartulid keema, sibula praadima ja siis sisuliselt on käinud oodata, et kõik valmis saaks. Kusjuures see lõhe oli mega hea ja see ei jäänud üldse nii kuiv kui ahjus. Võib-olla ahjus ma vahepeal lasen tal liiga kaua olla, lihtsalt just in case, kus ahjus ma teen alati hästi suure, et ta ei jääks kindlasti toores. Aga airfryerisse väike tükk ma kuidagi lasingi tal olla 180 kraadi, pool tundi. Ja esiteks seda haisu ei tekkinud üle kogu maja. Ma ei tea, kas sellepärast, et airfryer on väiksem ja ta oli otse kubu all. Et ahi on ikkagi nagu allpool ja õhku tuleb nii-öelda sealt ka toa poole. Aga Sass ütles ka, et seda rõvedat kalakat pole täna üldse ma mingi I know, et äkki siis tõesti osta lihtsalt väiksem kalatükk, mis on nagu nii soodsam ka ja tehagi mõnda aega airfryeris ja kartulipüree oli ka mega hea. Ja nüüd ma olen siin natuke nokitsenud, sest jah, homme nagu ma ütlesin, meil on see uus treener tulema. Siis alati enne filmimispäeva vaatan need kavad üle, mis treenerid on teinud
juba tegelikult vaatasin ammu, aga nüüd ma vaatan uuesti ja teen endale järjekorra, et mis järjekorras oleks loogiline meil homme siis jõusaalis filmida harjutusi. Ehk siis panen nii-öelda harjutuste taha kategooriad ja filtreerin niimoodi, et me kindlasti alustaks matist või soojendusharjutustest, et ei tekiks seda, et me teeme alguses matiga, siis lähed kuhugi mujale, siis tagasi matile, et aega optimaalsemalt ära kasutada. Nii et korra siuke ülevaade ka ja ma ikkagi homme mõtlesin, ma lähen ikkagi homme trenni, sest muidu ma peaks lükkama trenni teisipäevale ja teisipäeva õhtul mul on üks rahvaraamatu üritus. Ja siis ma pigem tahaks teisipäev magada, sest ma olen nagu hiljem teen midagi ja homme me alustame hiljem vähemalt selle filmimisega, kui me tegime seda reedel, ehk siis ma ei pea nii vara ärkama, võib-olla 6 ärkama, ma võin 7 magada, nii et natuke sealt juba võidan, saan ikka oma trenni ära teha. Ja siis lihtsalt, kui me hakkame kodutrenne filmima, kui on juba videograaf, et siis mina ise pean nagu lõdvemalt võtma, kuulama oma keha, mitte istuma mingi kõva tooli peal ja siis ma loodan, on fine. Igal juhul ma natuke nokitsen siin arvutis veel asju ja siis Sass pani juba sauna sooja ja teeme väikse saunaõhtu ja õhtuks mulle viimasel ajal on meeldinud kas kohupiima süüa, suhkruvaba kisselliga, mingi lähe kohupiim või siis ma ostsin eelmine nädal ka lohilot Prismast ja ma ei ole seda veel ära söönud, et ma mõtlesin, et pühapäeva õhtusse siuke mõnus magus snäkk endale oleks õhtul üks lohiloga. Need on lihtsalt mega maitsvad minu arust ja alla 300 kalori üks potsik ja mingi 18 grammi valku jäätises, ehk siis, et see valk on ka. Nii et saunaõhtu ja siis magusamps ja pühapäeva lõpetuseks. Nüüd sa pead tegema 3 veel. Nii, ja nüüd võid vahetada kergema vastu. Nii, super. Mm, 30 sekundit veel. Ja puhkus 30 sekundit. 10 sekundit. Ja viimane ring läks. 5, 4, 3, 2, 1 ja kõik. Nüüd on pikem puhkus. No nii, lõpuks kell on 4. Saan teiega ka korraks täna lobiseda. Täna oli kindlasti selles mõttes vähem intensiivsem kuidagi, et mul oli mugav tool ja vaimselt ikka on väsitav, aga füüsiliselt kindlasti ei olnud nii hull. Et ei olnud nii palju, mulle tundus, ringi rabemist. Ma tegelikult kimangi koju, sest arvutis ma tööd teha ei saa nendel päevadel, sest ma peangi hoidma nii-öelda taimeril silma peal, juhendama, kogu aeg rääkima, et iga mingi 30 sekundi tagant ütled järgmise harjutuse, nii et ma olen suhteliselt terve filmimispäev rakkes. Ehk siis ma tahaks kindlasti veel teha paar tundi arvutistööd, õhtusööki peab tegema. Kuna mul on homme üks rahvaraamatu üritus õhtul, siis ma tahaks korra vaadata, kas ma leian mingi teksasärgi endale äkki H&M-ist või Saarast. Lihtsalt täiesti kiirelt sisse-välja, ma ei plaani ega taha mitmes poes käia, et kui ma ei leia, siis ma ei leia, aga jah, et siis mul on väike outfiti plaan, sest mul kuidagi on jälle mingi paar üritust tulemas. Üks outfit on see Denim Dreami podcasti outfit, mis ma saan kindlasti panna. Selles ma tundsin ennast ülihästi, aga kuna mul on ala 1 nädala jooksul mitu üritust, siis ma hakkasin mõtlema, et issand, mis veel, et nagu tunda ennast hästi ja oleks natuke siuke fancy, aga jah, siis ma mõtlesingi, et äkki teksad ja teksajakk, siuke 2 teksa asja, aga jah, mul ei ole teksasärki. Igal juhul lähme, siis lähme juba koju ja paneme õhtusöögi podisema.
mu Pinteresti inspod on need ja mul on ühed hästi tumedad teksad, millega ma eeldan, et see, mis mul praegu seljas on, sobiks. Ja mul on ühed heledad teksad, aga selleks oleks vaja natuke heledamat. Aga ma arvan, et ma ikkagi ostan selle ja valge topi paneks alla, tumedad teksad ja vaatan, mis enesetunne mul on. Kui mingi põhjusel täiesti kahetsen kodus, siis ma toon tagasi, aga ma praegu ostan selle ära, siis ma saan lihtsalt koju minna. Minu eilses suures söögitegemises sai see, et ma tulin koju ja lihtsalt jäin magama. Tundub, et see eilne päev ikkagi ka väsitas, aga mitte nii hullult kui reede, aga lihtsalt vaimselt ma olin väsin, nii et söögitegu jäi ära, aga kuna ma ikkagi iga pühapäev planeerin toidupoes oma eined ette, siis ma ikkagi planeerin igaks päevaks mingisuguse eine. Eile ma tegelikult tahtsin teha sealihaga proffi, nii et ma teen seda täna. Ja ma teengi seda siis lõunasöögiks, asju on ka kodukontoris, nii et me saamegi siis näiteks lõunaks kohe süüa ühe portsu ära, sest õhtul ma lähen nagunii sinna Rahvaraamatu õhtusöögile. Nii et siis on sellega ka korras. Aga see on ülikerge retsept, lihtsalt on vaja seafileed ja see ära hakkida ja praadida. Siis hakid sibulat, küüslauku ja mulle meeldib riivida porgandit sisse. Kuumutad seda pannil soola ja pipraga koos selle sealihaga, siis kuni sealiha on nagu enam-vähem mingi värvi võtnud endale külge. Siis ma valangi suurde potti, lisan tomatipüree, ühe puljongikuubik. Mul on see mingi biopuljongikuubik, peaks olema natuke tervislikum vist. Ja riisi ja siis ta podisebki lihtsalt mingi pool tundi ja see on nii maitsev, nii mõnus. Need kõik juurviljad põhimõtteliselt nagu annavad ka hästi palju maitset ja ta on sükene nagu oranžikas riisiroog. Tavaliselt ma ei ole ka mingi mega sealiha fänn, nii et kui te olete skeptiline sealiha maitse osas, siis ma ikkagi soovitaks proovida, et natuke mingit võib-olla vaheldust oma toidulauale. Muidu me sööme ka kogu aeg ainult mingit kana või kanahakliha. Kuna see sealiha jah podiseb mingi pool tundi potis ka, siis ta on hästi sükene pehme, ta ei jää süke rõve nätske. Pekised osad ma lõikan nagunii enne ära. Nii et jah, süke easy, lihtsalt kõik asjad potti podiseda. Ja siis meil on see toit, mida ma eile suure suuga autos ütlesin, et ma lähen tegema, valmis täna lõunaks, üks päev hiljem, aga it's fine, it's fine. Teile unustasin näidata veel, et kui ma käisin H&M-is ära, siis ma läksin veel Reservedisse ja seal tundus isegi veel parem valik ja hästi suured allahindlused, et kui H&M-i jakk on küll mingisugune orgaaniline puuvilja, uus kollektsioon ja ülihead materjalid, mis iganes, siis see oli mingi 40 eurot ja ma sain Reservedist veel 2 alternatiivi, mis isegi mulle tundusid seljas paremad. Minu arust üks oli neist 9 eurot soodukaga, et põhimõtteliselt maks 30 eurot 2 eest kokku. Jah, 9,99, et hästi odavalt sain 2 sükest jakki veel. Ma mõtlesingi, et ma tulen siis igaks juhuks proovin neid kodus ja vaatan, kuidas nad mu teksadega sobivad ja siis tagastan need, mis ma ei jäta, sest nii või naa ma liigun Ülemistest selle tagasi ka ilmselt mingi päev. Ehk siis mul on nüüd 3 teksajakki tänaseks õhtuks valikusse ja mul on 3 paari raseda teksapükse ka. Nii et vaatame seda color matchi ja proovime selga ja siis ma otsustan, mis alles jääb. Iseenesest nagu ma ennustasin, siis see heledam Reservedi jakk läheb väga hästi mu heledate Zara teksadega, nii et see on siis üks variant, mida saame selga proovida. Ja siis siin on see tumedam H&M-i jakk, mis tegelikult läheb väga hästi nende tumedate raseda teksadega, mis mul on, aga ma proovin ka seda Reservedi oma, sest see on ikkagi tunduvalt soodsam, et siis ma vaatan, kas ma tahaks üldse heledat setti või pigem tumedat setti. Kui mulle mõlemad meeldivad, siis ma jätaks nii heleda kui tumeda jakki alles, sest seda teksa kooslust ma saaks veel kanda, see on nagu äge, väga šef tundub. See helesett meeldib mulle väga, aga ma mõtlengi, kas ma äkki jätaks selle neljapäeva. Mul on neljapäeval veel Laureni Gold Time'i ehete kollektsiooni launch üritus. Et võib-olla see on ka sükene äge teistmoodi ja täna ikkagi paneks pintsaku ma korra proovin. Või võib-olla on just see pigem neljapäeval äge, ma arvan, sest seal on mingi ehete värk, et rohkem süke võib-olla pidulik natuke. Et siis täna ikkagi teksa. Aga ma proovin nüüd siia alla korra tumedaid teksasid ja siis
tumedad teksajad ka tänaseks. Need teksad on about just, need on nagu full rasedad teksad. See näeb ikkagi käib lahti. Okei, et siis saab nagu justkui imiteerida seda, et sa saad ikkagi panna näiteks särgi siia alla, nagu ta oleks püksis, aga ta tegelikult ei ole. Korra vaatan, kuidas tumedamate teksadega on. Siin mulle isegi meeldib hele rohkem, et siis ikkagi hele teksa ja hele pintsak neljapäevasele üritusele. Ja proovime neid kahte. Tume HM jakk. Esimene katse. Ei, see jakk on liiga väike, ta on M-suurus, ma arvan, sellepärast mulle ei meeldi. Praegu ikkagi selleks, et kuna ma olen ise palju laiem igatepidi, et ta annaks seda oversized vibe'i, siis ta peab olema ikkagi väga-väga suur. Aga siis mul ongi hea meel, et ma saan tagastada selle HM-i jaki, sest see oli kõige kallim. Ja reserved ja alternatiivse 9 eurone siis. Vaatame, kuidas mulle see meeldib. Mulle kuidagi nende tumedate teksadega ei vibe'i nii väga see look, et võib-olla sellega tagastada, et siis ma jätaks käinud selle heleda jaki, sest heledate teksadega mulle väga meeldis see look. Tumedaid teksasid kandagi lihtsalt nagu klaassikuna, võib-olla mingi tumedama pintsakuga, ma proovin korra. Et see oleks ka siukene nagu rohkem lihtne, klassik, kui oleks siuke ilus meik. Must käekott, ehk siis täna ma panen Rahvaraamatu õhtusöögile heledad teksad ja hele teksajakk. Neljapäeval ma panen Laureni launch üritusele heledad teksad ja oversized hele pintsak. Ja siis järgmine nädal mul on veel Rahvaraamatu vestlusõhtu, Vanalinna Rahvaraamatus järgmine neljapäev. Siis mul on üks valge triiksärk valikus, mida ma saaks panna siia tumedamate teksade peale või siis panna must pintsaki on ka äge. Ehk siis ma viingi täna, kui ma nagunii linna lähen HM-i särgi tagasi. See oli lausa 47 eurot. No siis kindlasti ta peaks olema täiesti ideaalne, et ma ratsiks teda alles jätta ja ta on ikkagi natuke pisike ja reserväädi 9,99. Ehk siis ma saan ikkagi 10 eurot tagasi ja mulle jääb alles see 17 eurone hele reserväädi jakk, mis sobib ideaalselt mu Saara heledate teksadega ja istub ideaalselt. Ja see oli siuke hästi oversized juba ise, ta on L-suurus siis mul. Nii et kuigi natuke proovimist, siis ikkagi ma sain seal ühe ideaalse lahenduse. Ma nüüd natuke juba meigin ennast siin päevavalges, sest et mul nagunii ennast pidas üritus. Siis ma peaks nagunii ennast valmis panema üks hetk, aga saan äkki siin paar pildikest teha veel näiteks oma Bookstagrami kontole. Mul on jälle natuke rohkem lugemistuju tagasi, siis kuidagi on motti sinna ka postitada jälle. Täna on nagunii raamatüritus ka, et siis võib-olla kodus ka veel enne teha siis mingit sisu. Aga ma viisin hommikul oma auto teenindusse ja peale lõunasööki tõime siis Sassiga selle ära jälle. Aga sisuliselt, kui te mu seda uue aasta lubaduste või nii-öelda unistuste videot vaatasite, siis seal ma rääkisin, et ma ostsin oma liisingu siis välja nüüd, mis oli hästi suur saavutus mulle, et ma ei pea enam liisingut maksma ja see siis tähendab seda, et mu auto on 5 aastat vana, on ju, et nüüd tavaliselt ongi liisingud 5 aastaks. Ja mingi paar nädalat tagasi mulle tuligi siis kiri Möllerilt, et seoses ka selle 5-aastaseks saamisega siis tehasepoolne garantii saab ka läbi, on ju. Et kui ma auto ostsin, siis seal oli kohe see garantii ja iga kord, kui mul on autoga mingi mure, ma olen ta lihtsalt viinud garantiisse ja ma ei pea ise maksma. Kui on tõesti mingi, ma ei tea, error või mis iganes olnud seal ees. Ja nad küsisidki, kas mul on endal kohe midagi nagu kurta, et garantii raames ikkagi ära teha veel enne või siis kui mul ei ole midagi kurta, et siis ma viiks auto mingi põhjaliku ülevaatus nende juurde tegema, mis siis maksab 120 eurot, kui mul ei ole mingeid muresid endal. Mul ei olnud mingeid muresid endal, aga ma mõtlesin, et okei, igaks juhuks ikkagi teen selle ära, sest et auto on nüüd täiesti minu oma ja ma ei taha, et mul mingi 2 nädala pärast mootorituli läheks põlema ja siis ups, enam garantiid ei ole, et kontrollime siis üle. Siis ma hommikul viisingi auto sinna ja siis hiljem tuli see kiri, et umbes tulge autole järgi ja seal kirjas oli nii naljakas, et avasid link videole. Siis ma mõtlesin, mis video? Avasin selle lingi ja seal Mölleris vaesed need autoremondimehed või mis iganes tehnikud. Ma pole varem kunagi näinud, et nad peavad mingi video tegema, aga põhimõtteliselt hakkab siis umbes, et mingi tere tulemast teie auto ülevaatusesse ja siis hakkab käima seal auto all ringi selle telefoniga, et alustame siis esisillast ja siin on siis piduriklotsid näha, piduriklotsid on heas korras, siin on siis, ma ei tea, sumbuti, siin natuke roostet on, aga see on väga normaalne selleks perioodiks, et tegelikult auto on töökorras, nagu mingi vlog oleks. Ja siis mitmes kohas, et kriimustusi autol pole, et tundub, et autot on hästi hoitud. Mind ju ma mingi iga 3 päeva tagant sõidan mingist äärekivist üle, et ma kogu aeg mingi põrgatan kuhugi vastu. Ma ei tea, mis teema sellega on, just eriti kui ma pean paremale keerama, sest see on nagu kaugem osa siis juhist. Igal juhul see oli nii armas video ja kuigi see ülevaatus ise võttis mingi 4 tundi vist neil seal aega, siis see video oli nii-öelda tulemustest kokkuvõte ja
ja siuke nagu vlogi põhine ja andis tegelikult küll kliendina siukse tunde, et okei, et nad tegid ikkagi midagi ja sa näed ise oma autot alt, et sul on siuke hea turvatunne nagu. Ja hiljem, kui ma tahan autot müüa, siis mul on sellest perioodist ikkagi nagu värske video, kus ma saan näidata, et okei, sellisel kuupäeval oli auto nagu mega heas korras. Et jah, igal juhul see oli nii armas, et isegi nagu mingid remondimehed peavad tänapäeval tegema mingit sisu, et ajaga kaasas käia. Aga tõesti see andis siukest lisakindlustunnet või nagu head tunnet maksva kliendina, et okei, ma maksin asja eest, nad on teadjad. Et selles mõttes nagu väga hea idee, kes selle iganes ka välja ei mõelnud. A story of how the first cut is the deepest. All over my heart, over my head, you were my right hand. I fought it like hell, he became a rival. God made the world, he said it so great. He said it was good, I bet it was great. Yeah, you were for certain the best thing I ever had. Bar none. Baby, if I'm moving on that scoreboard, they say you and your memory once. I'm gonna need 3 or 4 more. Baby, if I'm moving on that scoreboard. Issand jumal, mis mul just juhtus kodus, ma hakkasin autot käima panema, ma tahtsin minna veel neid riideid tagastama poodi ja mis iganes. Ja auto uks lihtsalt ei lähe kinni ja siis ma kutsusin Sassi ja ta arvas ka, et sellest, et nad pesid seda autot mingi -10 kraadiga, et midagi seal ilmselt nagu, ma ei tea, kas paisus või täiesti nagu põrgatas tagasi. Et algus oli kinni, aga kohe, kui ma lahti tegin, enam kinni ei läinud, siis me mingi soojensime natukene, kõrvalistuja uks oli sama, aga siis lõpuks kõrvalistuja uks ikkagi läks kinni. Ja siis me mõtlesime, et okei, soojendame siis natuke minu ust ka veel ja lõpuks ikkagi läks. Ma loodan, et kui ma siit rahvaraamatust nüüd täna lahkun, et auto uks ikkagi läheb kinni. Huvitav, pole kunagi sükest asja varem juhtunud, aga pole väga kunagi mingi -10 kraadiga ka autot pesnud. Nii et jah, igal juhul ma võtan nüüd oma kodinad, lähen siia rahvaraamatu lugemissaadikute kogunemine on see literaadis siin Telliskivis. Me ei tea täpselt, mis me teeme, kas on mingi õhtusöök, kas on mingid tegevused. Ma olen paar erinevat korda käinud, iga kord on erinev olnud, nii et jah, kindlasti kajastan oma Bookstagramis seda, nii et kui te ei follow mind Bookstagramis, siis tehke seda ka, näete, mis ma loen ja seal ma jagan ka igasugu oma tegemisi, aga rohkem siuke raamatuteemalisi tegemisi, et kui ongi see raamatusõbrannadega nädalavahetus, ma tegin sinna postituse ja jah, siukene veits nagu casuali Instagram. Kes on parem